Tervist härrased, olen Kristo ja räägin oma tegevust taksonduses seekord me sõidame taksot. Sõbrad, kes mäletab, siis minu vana hea Opel on tagasi. Ja sõbrad, täna me kihutame selle monstrumiga, selle autoga paneme Tallinnasse ringi natukene, täna on reede õhtu, kell hakkab lähenema 12. Ja ma arvan, et aega oleks minna juba linna peale, aga enne käime autopesus ja siis linna peale. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go. Härrased, auto on pestud, auto on tangitud ja juba tankimise järel ma sain ikka sattusin siuke ebaõigluse alla. Selgub, et Olerexis tuleb maksta kütuse eest. Mina muidugi rahakotti kaasa ei võtnud ja nüüd ma juba kihutan rahakotile järgi. Milline ebaõiglus? Ma ei tea, kuidas sellega elada. Kütte eest tuleb maksta. Ja, maksame ära ja kohe alustame. No nii, nüüd ma olen küll valmis, alustame. Siin isegi Mustamäel on isegi midagi punast siin reisk. Pole ammu siukest asja näinud. Loodame, et kiiremas korras tuleb ka esimene tellimus, nii et natuke aega jääme siia Mustamäele seisma. Vaatame, mis siit tulemus on. No, tahtmata 5 minutit pidi ootama, aga esimene tellimus on olemas ja me liigume siit kohe laste maailma. Kesklinna, seal kus kogu elu vist hakkab praegu käima, nii et kiiremas korras inimene peale. Ja tegelikult hind ei ole isegi paavia 9 eurot kesklinna siit. Akadeemia, mis ta on see? TTÜ juurest ühesõnaga. Nii et kliendile järgi ja turvavöö ka peale. Sõbrad, ohutus eelkõige. Üritan ennast ka kasvatada ja muutuda paremaks. Näe, peab ütlema, et ega see kõige parem sõit ei olnudki. Noh, selles mõttes, et kurat, seal oli peatusega ja Valdekust pidi läbi käima. Ja, aga juba järgmine tellimus. Ja tundub, et meil siin isegi vanalinnas peaaegu praegu kell 1 ei ole kohvitsenti, sest ma lähen praegu siit Pärnu maatult võtma peale ja kuskile pean selle inimese viima ja selle hind on kõigest viiekas. Ja, paneb mingi mõtteid pähe reis, kas üldse maksab seda tööd jätkata. Taksosid ka on siin must miljon reis. Nii et siuke jah. Ma olen vist liiga negatiivne. Ei, positiivsusega teeme ära, ma arvan, et kella 4 vajutame siin ja siis koju ära. Nii, peab tunnistama, et ma olen täitsa ära unustanud, mis tähendab reede öösel sõita. Ja kui on purjus inimesed reisk. Tule vähe seda, et purjus reisk, mingi hais on ka reisk. Ma pean vaatama, mis on taga. Nii, ei, tundub, et õnneks siin on kõik korras reisk. Saame rahulikult jätkata. Nii, Radisson Hotel Natalia. Pajapargin 49, see on aadress, kuhu ma pidin nad viima. Ja nüüd klient jagas asukohta nii. Ja nüüd ma siis sõidan nii-öelda lõpuni sinna. Lähme toome järgmise kliendi ära. Radissoni minek. Sõbrad, aga senikaua need, kes veel ei tea, siis mul on ka teine kanal, kus ma tegelen siis mingi, paljud juba nimetavad rondiäriks, aga ma veel ei tahaks seda niimoodi nimetada. Ja seal on mul viimane video, mis on välja tulnud, on Phaetonist, vaadake, kuidas ma läbi põrusin, võib-olla osade jaoks ei olegi läbi põrumine,
Aga jah, sõbrad, minu teise kanali te leiate siit lühikirjeldusest, nii et minge piiluge sinna peale seda, kui olete selle video ära vaadanud. Nii et sõbrad, leidke ülesse ja sinna subscribe'ima. Klientuur ilusti läheb 4.20 ja Pae tänavalt siis tulime siia. Mis ta on siis? Olümpiahotell või mis ta siin on? Selline pilt on meil ka kesklinnas. Ja näete. Ei midagi huvitavat. Kristiina tahab, et me viiksime Tammsaare teele. No hea küll. Ma muidugi kõik ei kavatsenud vastu võtta, aga no las ta olla. Ehk viskab ka midagi head lõpuks. Liiklen ma tegelikult kuskil siin äärelinnas 5.70 ja ma arvan, et ei ole ka mõtet praegu liikuda tagasi kesklinna. Kesklinnas nagu nii midagi, no kuskil jaa, okei, nõustub, mingid õrnad on, aga see lootus, et ma saan siis koefitsiendiga mingi tellimuse, no väga väike. Hetkel olen ma, kus me oleme Pääsküla kandis ja siin võib natukene sirutada jalga ja oodata, võib-olla tuleb üks järgmine tellimus. Kurat, küll ma ei pannud teile näovalgustel. Ai. Pildi kvaliteet kohe teine. Ja, jääme siia natukeseks ajaks, kuskil pargin ära, sirutan jalga, äkki tuleb siit mõni tellimus ka, äkki pikemots võiks küll juba sisse visata. Aga praegu seisuga ma ütlen, sõbrad, nutune on see asi. Nii. Sõbrad, hommik on kätte jõudnud. Mis hommik? Tegelikult lõuna juba, kurat. Ma siin mõtlen asju välja. Et hommik on kätte jõudnud. Ei viitsinud öösel ei viitsi tööd teha. Olen liiga vana selle jaoks. Ja otsustasin hommikul välja sõita. Olid isegi koefitsiendid mingid. Ja tegelikult juba paar tellimust tehtud, väike raha teenitud. Praegu on kolmas suurem tellimus Koplist liigume kohe Õismäele. Kui ma leian kliendi üles, siin on kõik üles kaevatud, kuidas kliendini saada, praktiliselt ei ole aimugi. Aga loodame reisk, et õnnestub sinna saada. No nii, kliendiga jõudsime Õismäele ilusti, hinnaks oli 9.80. Ei näita teile aadresse, ei tohi, meil on kõik salastatud. Kellega ma sõitsin, mis ma sõitsin, kes seal oli. Nii, asume Õismäele ja siia sõites siis sain väikse õppetunni, kuidas tuleb hoida emotsiooni kontrolli all. Seal kuskil Kalamajas hüppas mul auto teise, ütleme, vasakust reast hüppas mulle ette. Andsin signaali, pidin ise ka kuradi põikama paremale ja siis vastuseks minu märkusele ma sain sellise märkuse, et umbes mida sa tõmbled siin. Sa ei näe, et ma sõidan või? No siin mul oli klient peal, natukene oli emotsiooni. Ta sai punasega sõitsis üle sealt Sõle ristmikust, mis ta on see Sõle Paldiski maantee ristmikust, pani üle ja mina jäin taha, aga rahuliku sõidustiiliga ma jõudsin talle lõpuks järgi ja siis kui järgi jõudsin, siis vestlusele ta ei tulnud või ehk siis kontakti ei loonud minuga. Nii et tundub, et ma jäin veel süüdi ka selles olukorras. Tema sõnum. Aga Subaru vend, kui sa peaksid seda vaatama reis, sul ei olnud õigus. Nii, see selleks. Emotsioonid on maha surutud, nii et jätkame. Klient oli mõistlik, ma loodan, et ei pane mulle siin halba hinnet, aga kui paneb, ega tal on selleks õigus. Jah, meie jätkame siit Õismäelt. Vaatame, kas meil õnnestub veel kuskile siit minna. Ma isegi minutit ei oodanud, põhimõtteliselt jõudsin kaamera maha panna. Samad Õismäelt Sandra ja lauluväljakule.
Tõotab meile pikem sõit ja juba nägin, et 11 eurot on meile valmis pandud. Nii et raadiksub, võib-olla saab oma soti kiiresti täis. Let's go! Nii, sõbrad, tundub, et linn läheb hulluks ära. Lauluväljakul on maijooks, linn on üles ehitatud, üles kaevatud. Ja ma siin praegu üritan siia tulla. Vaadake, mis hullu maja siin toimub. Seal taga on kõik autod on juba ära parkinud ennast. Ei, siit kesklinnast kiirelt jääkaid tõmbama. Ei ole mõtet siia jääda, muidu me jään kuskile mingi suuremasse ummikusse. Ai, see on õudne. Seal on juba siin on kogu parkla, siin on see Russalka juures kogu parkla täis. Kurat ei teagi, kas on mõtet jätkata üldse. Üldse mõtet jätkata taksotust tegema või peaks vaikselt liikuma kuskil kesklinna. Mitte kesklinna, vaid kesklinna ka juures. Võib-olla peaks mõtlema, kas ainult Õismäe kant või midagi taolist. Sest ma kardan, et see läheb veel hullemaks. Mingi kell antakse siin start ja läheb veel hullemaks. Nii, peab mõtlema. Võib-olla käin juuksuris ära. Miks mitte, re? Nii sõbrad, esimene taksokogemus selleks korraks on läbi. Ütleme niimoodi, öö on totaalne pettumus praegu. Võib-olla hiljemalt kella 3 paik oleks midagi paremaks muutunud, aga ma tõesti ei viitsinud oodata. Päev on tegelikult polnud üldse paha, aga kesklinn, see on täiesti jube koht praegu. Ja hästi palju tellimusi tuli ka kesklinna. Lisaks veel peame mainima seda, et toimus ka maijooks, see tõi kindlasti neid tellimusi juurde, nii et veel on raske midagi siin hinnata ja paremaks muutu. Raske midagi hinnata ja selles osas, kas on midagi ka paremaks läinud selle ajaga, mis ma olen eemal olnud taksondusest. Nii et sõbrad, jah, võt esimene selline video, kui te veel ei tea, siis ma tegelen ka autode, ma ei tea, kuidas nimetada seda kokkuostuga või ühesõnaga tegelen ka mingil määral autodega. Mul on selleks teine kanal siin lühikirjeldust, te leiate selle teise kanali aadressi, nii et kui teile see ka pakub huvi, siis pange kindlasti subscribe sinna ja hakake jälgijaks, see motiveerib mind väga palju. Aga seni korraks sõbrad, tänan, et olite minuga, raiskasite aega ja järgmise kohtumiseni.